Tere päevast, Margus Armsist ehikujuht. Ootused kööti üles, vaatame, kuidas õnnestub vastata sellele kõik. Vaatame siis digitaliseerimise ja selle köögi poole natukene. Siin täna hommikul väga palju räägitud, et digitaliseerimine on see, mis tuleb ja päästab Eesti tervishoiu, toob palju raha või jääb palju raha kokku, aga kas see nii on? Vaatame edasi. Kõigepealt võib-olla saalis olijatele kõik ei tea, kes on TEHIK ja mis me teeme. TEHIK on siis Sotsiaalministeeriumi hallatav IT-asutus, kes pakub lahendusi tervise- ja sotsiaalvaldkonna poole ja veel tuuro korras ka MKM-ile töövaldkonda. Ja meie missioon, et toome tervise ja heaolu teenused nutikate IT-lahendustega Eesti inimesteni. Aga mis need põhiülesanded on? Meie käes on hästi palju andmeid. Me teame kõike siin saalis olijate tervisest peaaegu. Teie terviseandmed on meie käes. Me teame, kellele kui palju Eesti riigis pensionit makstakse, kes mis toetust saab, keda väärkoheldakse, kes keda lapsendanud on. Ehk seega suurim ja kõige olulisem prioriteet on ikkagi infoturve ja andmekaitse. Et kui need andmed peaksid jalutama minema, siis kahju on tehtud ja seda enam korrata ei saa ja purki tagasi ei pane. Teine prioriteet võib-olla isegi on IT-haldus ja teenuste toimimine. Me võime uusi asju arendada, aga kui terviseportaal 2 nädalat ei tööta, kellelegi ei meeldi see. Kui töösel ei tööta, me tahame midagi tegema, kohe oleme rahulolematud. Kui me pensionid välja ei maksa, kohe on paanika lahti. Ehk teenuste toimepidevus on hästi oluline 24/7 paljudel puhkudel. Ja andmekorraldus, andmeanalüütika. Tervishoius, nagu kõik teate, on väga palju standardeid, andmevahetus ja kõik see omavahel kokku toimiks, kokku käiks, eelnevad kõnelejad tõid välja, meil on hästi palju andmeid kogutud. Et need andmed oleksid taaskasutatavad kas esmases andmekasutuses või teises andmekasutuses. Ja kui nüüd kokku võtta kõik see, kui sellest 3 asjast natuke aega üle ja siis me arendame ka. Aga kahjuks äritelle ja ootuste pool on pigem teistmoodi. Et kõik tahavad suuri uusi digilahendusi saada ja see köögi pool, ehk mis on siin enne välja tõin, ei pruugi alati välja paista. Ja nüüd natuke võib-olla ka keerukusest veel rääkides. Et see on see Eesti e-tervise ökosüsteem. Ja kui küsitakse, et miks see e-tervise lahendused maksavad palju, et see kompleksus on päris suur. Et keskel on selle TIS on tervise infosüsteem, mis on TEHIK-u hallata. Me arendame, hoiame seda ja toimetame selle andmevahetustega. Ja kodanik pääseb sinna ligi terviseportaalist, näeb oma andmeid, mis tal on seal kõik, saab aega broneerida. Ja siis suur plokk on veel tervishoiuteenuse osutajaid. Kokku on need Eestis meiega liidestunud rohkem kui 2000. Ja on perearstid. Perearstide tarkvarasid on meil 4 Eestis. On haiglad. Haiglate tarkvarasid on 4 meil Eestis vähemalt. Eriarstid on ka, neid me ei ole kokku lugenud, kui palju seal tarkvarasid on. Ehk kui me keskel midagi muudame, siis me peame kogu aeg arvestama ka sellega, et see info jõuaks kõikide nende osapoolte juurde. Ja kui me kogume mingit uut infot, me ei tohi seda hakata kuskil mujal välja näitama, kui oleme kõik selle võrgu põhimõtteliselt ära katnud. Ja kodanik näeb, mis andmed tema kohta on ja saavad ka kõik TTO-d kasutada. Ja loomulikult on siis allpool veel erinevad partnerid, kes meie infosüsteemi kasutavad TIS-i poolt. Ja kes vastutab selles, kui keskelt arendus valmis tehakse, et see jõuab ka põllu peale, et igal pool see kasutusele võetakse, kas see peab TEHIK olema kui IT-asutusena, kes on selle lahenduse teinud või äripool, kes on sellises suures ökosüsteemis, suur vastutaja äripool, on see ministeerium, on see Tervisekassa, erialaliidud, et kuidas see jõuab igale poole rakendatud ja see on suur väljakutse. Ja selleks, et võib-olla seda juurutamise protsessi natuke lihtsamaks teha, oleme loonud keskse lahenduse, mis siis selja taga mul paistab, tervise juhtimise töölaud. Ehk kus tervishoiutöötajad saaksid sisse logida ja näha ühes kohas seda infot, mis on keskses infosüsteemis loodud. Et ei oleks vaja oodata erineva 10 tarkvara juurdusprotsessi taga. Ja nüüd edasi minnes, et me igaüks teame, et kui me auto ostame, et see tahab kütust saada, tahab hoolduses käia. Ja tal tekivad püsikulud peale, et auto parklas seistes raha ei küsi, aga IT-süsteem isegi parklas seistes küsib raha. Et seal on energiakulud peal, kõik toimivad ja me peame sellega arvestama, et iga uus infosüsteem ei ole ainult puhas investeering, et uue auto ostmine, vaid sellega tulevad kaasa ka jätkuvad kulutused ja suurusjärk on see, mida tuleks arvestada investeeringu summast umbes 15–20% iga aastaselt peab olema selleks, et see infosüsteem oleks toimiv, et see autopark
töötaks, et nad oleks põllu peal laiali, täidaksid oma eesmärki. Et kui TEHIK-us on 174 erinevat infosüsteemi, siis põhimõtteliselt võime öelda, et meil on selline hea suur autopark, mis iga päev peab töötama, me peame tagama, et seal kütus on, juhid oleksid, hooldused oleksid tehtud ja midagi ei juhtuks. Ja kui me autot ostame, siis me üldjuhul mõtleme ka selle peale, mis on see investeeringukulu, mis on ta hooldusvälp, palju ta kütust võtab eraisikuna ja mõtleme selle läbi kõik. Aga samamoodi tuleks ka mõelda see kogu kulu infosüsteemi peale, kui me selle täna teeme, uue digilahenduse turule toome, mis on tema pikaajaline kulu, olgu näiteks 5 aasta raames. Et võib-olla algne investeering teinekord toob hoopis odavamad püsikulud sinna taha või vastupidi. Et kahjuks Eesti riigis ja kogu digiriik on praegu ehitatud Euroopa rahastuse peale, kus on investeeringute raha, pannakse investeeringute raha, tehakse infosüsteem valmis ja siis loodetakse, kõik tiksub edasi. Ja võib-olla kulude kokkuhoiu poole pealt, et siin enne oli ka juttu, et digitaliseerimine, kus see kulu kokkuhoid tuleb, on see rahas või on ta millegis muus, et siin on see hea küsimus ja arvutus tehtud, et kuidas saab 1 minutist 2,5 miljonit eurot. Et see on lihtne loogika, kui me teeme digilahenduse, mis perearstil on võimalik saada andmed kiiremini kätte, et oma igapäeva töös hoiab kokku 1 minuti 1 patsiendi peale, siis aasta jooksul kogu perearsti sektori peale oleks see kokkuhoid 2,5 miljonit. Aga kus see raha on? On see kellegi konto peal või? Ei ole. On see tulnud tagasi digilahendustesse, et me saaksime 2 minuti kokku hoida? Ei ole. Ja tegelikult on see inimese väärtus, et arst saab tegeleda patsiendiga rohkem või kauem. Võib-olla kui me suudaksime 5 minutit kokku tõmmata, saame patsiendi vastuvõtu aja 5 minutit lühemaks, saame tunni aja jooksul võtta rohkem patsiente vastu. Aga kõik see ongi jah, et nagu mõelda niimoodi, kus see väärtust luuakse sel hetkel, kui me see digilahenduse loome. Ja loomulikult tahaks rõhutada seda, et digilahenduse loomine või arendamine ei saa olla eesmärk omaette. Et seal peab olema mingi ärivajadus, mida siis IT tuleb ja aitab lahendada. Et kui me teeme lihtsalt sellepärast, et digitaliseerida ära mingi asi, siis kui rumal protsess saab ära digitaliseeritud, siis on rumal digitaliseeritud protsess. Et suurt midagi ei muutu, ainult on digis. Et mul on hea näide võib-olla, ma ei tea, kas hea on, aga mulle meeldib tuua seda näidet, et Tallinn-Tartu maantee. Et paljud siin saalis olijad mäletavad kindlasti seda ja on sõitnud ka seda teed, et kui Tallinn-Tartu maantee oli veel 186 kilomeetrit pikk. Ja IT selles kontekstis on see, kes autosid ehitab. IT oleks võinud vana Tartu maantee peale ehitada kiiremad, mugavad, võimsamad, ma ei tea, mis iganes autosid, investeerida autodesse metsiku raha. Mida see oleks tähendanud? Oleks rohkem kasutajaid olnud, autode hulk maanteel oleks kasvanud, kiiruse piirangud oleks peale tulnud, ummikud oleks tekkinud ja me ei oleks saanud Tallinnast Tartusse kiiremini. Pigem oleksime saanud aeglasemalt. Ja mida tehti? Muudeti protsessi ehk teekonda. Tehti üks sirge lõik kuskilt, tõsteti kiirused üles, autosid mahub rohkem ja me saame Tallinnast Tartusse kiiremini. Ma arvan, et igal ühel meil oma asutuses on oma Tartu maantee, mida me võiksime mõelda, et kus me saame protsessi optimeerida, teha asju teistmoodi ja kuidas siis digi seda võimestada saaks, aidata sellele kaasa. Ja kui me jätame vanad protsessid ja teeme lihtsalt digiks, siis võib-olla suurt võitu ei tule. Ja väikesed sammud, kontrollitud risk, et väga tihti tehakse IT-arendusid niimoodi, et hakkame täna minema, teeme suured põhjalikud analüüsid, siis 2 aastat arendame, siis tuleme turule ja vaatame, et seda ei tahetudki. Et liiga suured ampsud, teeme ta väikesteks tükkideks, pigem tuleme MVP-ga või mingi tootega välja, lähme kasutaja juurde, küsime, kas see sobib talle, mida me saame teistmoodi teha, muudame suunda, kui vaja on, astume sammu tagasi, aga lõpuks me oleme 2 aasta pärast seal, mida tegelikult tarbijad on tahtnud. Ja pigem võib-olla avalikus sektoris on natuke keerulisem, et kui me tuleme sellise pooliku tootega välja, siis saame kohe kriitika osaliseks, et aga sellise asja tegitegi või. Et nagu Eesti äpp oli, et tuldi välja, sai kohe suure kriitika osaliseks, et poolik lahendus, neid asju ei ole, aga tegelikult on see julgus tullagi pooliku lahendusega välja ja öeldagi, et see on see valideerimise koht, et kas see on see, mida turg ootab. Ja mõnikord on parim otsus projekte õigel ajal peatada, et siin ma võin tunnustada praegu Tervisekassat eelmise suvise julge otsuse eest, et 1,5 aastat sai uut e-kiirabi projekti tehtud ja oli näha, et ponnistame, aga välja ei tule, pigem lõpetame ära selle ponnistamise. Õigel hetkel ärme pane sinna enam raha juurde.
Ega see on vahetevahel kõige õigem otsus. Aga see julgus seda teha väga tihti ei ole, et mis kriitika tuleb, et mis siis saab, et nagu siin enne räägite ka, kes vastutab kohe, eks, et jah, julge otsus. Oleks selliseid rohkem. Ja võib-olla ka andmetest natukene, et kui me räägime digilahendustest, et kõik on kuulnud seda gigoefekti, et prügi sisse, prügi välja. Et tervishoius andmeid on meid hästi palju, 20 aastat pluss oleme tervise infosüsteemi andmeid kogunud. Ja see on väga erineva kvaliteediga ja sinna peale digilahendusi luues ei pruugi alati kõige paremad tulemused olla. Et tuleb tegeleda andmekvaliteediga väga palju, tuleb seda esmatasandil teha, mitte tagantjärgi meie juures leida vigu, et arstid kõik, kes andmeid sisestavad, et need oleks kontrollid peal standardiseeritud ja selle pealt siis tuuakse meie juurde korrektsed ja siit pealt saab paremaid digilahendusi ehitada. Aga väga tihti on see sõnum läbi käinud, et täiendavad kontrollid, neid segavad töö tegemist. Mul on lihtsam kirjutada üks pikk tekst kuskile, kui panna standardiseeritud teksti kuskile, see on kontroll, et see parameeter ei sobi sinna, see peab number tulema, mitte tekst. Aga kahjuks jah, et või see loob tulevikus paremaid väärtusi, et võib-olla meil lähiajal on loota, et mingid asjad muutuvad, tehnoloogia areneb, võib-olla ei peagi midagi sisestama enam, saab rääkida, andmed lähevad sinna, kus vaja on, aga jah, ärme rutta asjast ette. Ja korraga võib-olla pudelikaeladest, et tahetakse alati rohkem. Siin ühes küljes on näha selle aasta prioriteedid, mis meil on tehikus laua peal, millega me tervise valdkonnas peame tegelema. Siis on meil, nagu ma ütlesin, pensionid ka seal kõrval kuskil, mis peame välja maksma. Aga õnneks on meil eraldi tiimid. Ehk juba valitsuse tegevuskavast tuleb 12 tükki. Siis ministeeriumil on 27 ootust, mis me teeme. Asutused ja kõige lõpust tulevad Euroopa Liidu asjad, et ärme lase nendel segada oma igapäeva tööd. Aga paraku alati ei ole, nad ikkagi liiguvad sealt üles alla, kuskilt on midagi kiiresti teha. Üks on see prioriteetide teema ja lisaks on siis ka kindlasti erinevad pudelikaelad siin teisel pool pildi peal, et inimesed, tööjõud, IT-turul, administraatorid, kes mida teevad, poliitika on see ja riigil raha ei ole, et inimeste arvu tõsta ei tohi, pigem saage hakkama, olge efektiivsemad, aga kas kõike saab, inimesed on ikkagi inimesed, katki ei taha teha, tahame neid tööl hoida. Erinevad hanked, mis on vahetevahel õnnestuvad, vahetevahel ebaõnnestuvad. Muutuste juhtimine on hästi oluline. Võime mingi asja valmis teha, kui me seda juurdlust väga hästi ära ei juhi, siis ei pruugi ka tulemit tuua. Et see on hästi oluline. Ja kui võib-olla isegi esimeses faasis, et enne kui me midagi arendama lähme, me tahame ärianalüüsi teha, et turu pealt kokku korjata need vajadused, et mida siis tegelikult tahetakse. Kas seal on see kogukond vaja kokku korjata, kas see on IT-maja, kes seda teeb, on see äripool, et me ei läheks tegema valet asja. Ja andmekorraldust juba oli juttu, kogu see standardiseerimine, andmete vahetus, sealt ei saa uut asja teha, kui ei ole need protokollid andmed kokku lepitud. Kasutajate vastu valideerimine, enne käis siin inglise keeles, et inimkeskne, inimese keskne, kui me teeme, siis me teeme seda inimese jaoks. Hästi ilus ring oli ümber joonistatud, et mis me siis kõik läbi peame mõtlema. Et me ei tee seda lihtsalt niisama millegi jaoks. Ja prioriteetide paljususest oli juba juttu. Nii. Ja võib-olla lõpetuseks, mida öelda, et mida see tähendab otsustajatele, enne kui minna hakata mingit uut digiprojekti tegema, tuleb kindlalt läbi mõelda eelkõige, kelle elu see paremaks muudab ja kus ta väärtust loob. Et minna lihtsalt digiasja tegema digipärast, kuna see on selline popp ja kõik teevad, ei anna suurt väärtust. Ja mõõda kogu elutsüklit, mitte ainult arendust, üks on investeeringusumma, aga ka halduskulud järgnevad 5 aastat, nii nagu ostad autot liisingusse 5 aastaks, mõtled läbi, et palju kulud võivad olla, kas me hakkame iga päev tööl käia. Ja mis on ootamatud kulud. Võib-olla viite tagasi hüpates siia veel, et kulude poole peale, ettepoole, et me ju teame, mis maailmas toimub praegu tehnoloogiasektoris. Mis kiibitehaste aktsiate hinnad teevad, mis serverid liiguvad kuhu poole, et see on nii palju ootamatust ja see püsikulud kasvavad sõltumata sellest, mis me siin Eestis teeme. Ja planeeriga teenuse ülalhoiukulud, et sellest oli juba juttu.
ja investeeri kasutajakogemusse andmekvaliteeti. Et lähme küsime, mida kasutajad tahavad, kuidas nendel see tööprotsess välja paistab. Ma väga tänan Eero Merilindu, kes kutsus meid külla enda praksisesse ja näitas oma töölaual, et see vist 3 nädalat tagasi, 4 nädalat tagasi, mis on ebamugavused ja selle visiidi peale me lükkasime edasi ka andmevaaturi sulgemise, et me nägime, see ei ole kasutatav niimoodi, nagu tegelikult arstidel vaja on, et ka meie inimesed peavad rohkem põllu peal käima koos meie klientidega, et saada seda kogemust ja näha. Ja siis andmekvaliteet, nagu jutt oli, et mis sisse paneme, seda välja saame. Et ma teadlikult ei ole siiamaani kasutanud ühte sõna oma ettekandes, see on tehisintellekt. Et sellest tuleb varsti juttu ja see ei saa ka olla eesmärk iseenesest. Ta aitab lahendada mingit probleemi, see on üks tööriistadest. Võib-olla mingi teine tööriist, mis aitab paremini seda teha. Aga defineerige ära probleem, vajadus, küll siis IT-sektor tuleb appi ja üritab leida sobivad tööriistad, millega seda probleemi lahendama hakata. Jah, sellega ma lõpetaks. Aitäh teile! Suur aitäh! Ja ma nägin ühesõna 2 asja. Esiteks väga toredasti, et sa juba siin Kadi üles visatud ootustele väga paljus ka vastasid ja natuke viskasid palli edasi ka, et kuskil on ka veel need otsustajad, kes peaks ka kõiki neid asju jälgima, enne kui see ülesanne üldse tehikusse jõuab. Ja see, millega sa lõpetasid, et defineerige probleem ja siis vaatame, mis me teha saame. No ma defineerin probleemi, et oleks vaja näiteks 20 miljonit aastas kokku hoida Eesti tervishoius, et kuidas tehik seda lahendada saaks. Ma igaks juks 100 ei öelnud, tundus liiga suur summa, muidu see on see, mis puudu on ju. Hakkame 5 korda väiksemast pihta, eks. Okay. Ja küsimus, et kas nüüd tehik võtab kätte aasta kohe 20 miljonit kuskil kokku hoiab, et ma arvan, et me peame siin Tervisekassaga ja ministeeriumiga ja turuosalistega kokku saama ja mõtlema, mis need protsessid on, kus seda annab kokku hoida. Et ma ei saa öelda nüüd kohe, et võtame AI ja sealt tuleb, eks paneme ta sinna ja sealt korjab kokku selle raha. Aga see üks näide, et 1 minut perearsti aega 2,5 miljonit aastas, et võime veel 4 minutit kokku. Ja Arenguseire Keskuses me ka eelmine, tähendab mu hea kolleeg tegi ka ühe ümbrikunurga arvutuse või kuskilt tuli ka see, et minut kokkuhoidu võrdub, et on võimalik minut kokku hoida selle automaatse dokumenteerimisega sellest 20 minutist, mis on tavaline arstivisiit. Ja tema arvutas siis niimoodi, et kui kõikidest arstivisiitidest 13 miljonit umbes suurusjärgus toimub neid iga aasta, et kui nendest pooltes siis see 1 minut säästetaks, siis see oleks lausa 5 miljonit võitu ja umbes 60 arsti täistöö aeg, mis vabaneks. Aga seda diskussiooni on vist peetud ka, ma kuulasin aasta tagasi oli Arstide Liidu konverents tehisaru teemal ja siis kui saalitäiele arstidele esitati küsimus, et kui teil jääb see minut või 5 minutit nagu säästuks või et te ei pea enam nii palju ise toksima, kas te siis selle arvelt tahaksite võtta kiiremini uue patsiendi või selle olemasoleva patsiendiga rohkem tegeleda? Et võite mitu korda arvata, kõik arvasid, et selle olemasoleva patsiendiga tuleks põhjalikumalt ja kauem tegeleda, et visiiti lühemaks küll ikkagi ei teeks. Aga patsient on õnnelikum, väärtus on sinna loodud. Ja. Aga siin sa küsid, kust tuleb raha kokku hoida, et on ka võib-olla see, et ma tõin teadlikult välja, et meil on 4 perearstitarkvara, vist 4 haiglatarkvara, et üks asi võib enda konsolideerimine või see juurutamine. Kui me tahame seda sama AI kasutusele võtta, mis automaatselt kuulab juttu ja salvestab ära, peame kõikides nendes kohtades seda tegema. Aga kuidas meil sellega läheb? Meil oli ju varem isegi rohkem kui 4, eks ju, et tasapisi ju läheb ja mis see perspektiiv on? Eks see turg võib olla midagi välja suretanud ise varasemalt, aga uus perspektiiv on, et isegi avalikult välja öeldud, et Tervisekassaga vedama PAI projekti, et luua keskne perearsti infosüsteem uus. Ja seda siis juurduda nagu keskel igal. Aga haiglate infosüsteemides muidugi saame ka infosüsteemi tehti eelmine aasta analüüs ära, nähakse kokkuhoid on, aga investeering on suur ja alustame väiksest ampsust kõigepealt. Selge. Ja siin on üks küsimus workshopis, mille ma kindlasti ära küsin ja siis annan saalile ka võimaluse. Küsimus kõlab nii, miks teil arendustegevusteks piisavalt ressursse ei ole ja kui avatud te olete eralahendustele, mis võiks lahendada neid ootusi, mis tehikule on otsustajate poolt antud? Ressurssi on inimressurss ja raharessurss, mõlemad nad omavahel seotud. Et oleks raha, oleks ka inimesi võib-olla, et teades, mis eelarve seis meil Eesti riigis on praegu, ei ole sellega väga hästi. Et aga kas me erasektoriga koostööd teeme,
Mulle väga meeldib, ma olen ise öelnud ka, et TEHIK ei tohiks olla selline asutus, et ise ei tee ja teistele ei lase. Vaid pigem ikka, kui ise ei jõua, siis vaatame väljapoole, meil on probleem, tulge aidake lahendada ja me võime hiljem majutada ja hallata, kui vaja on. Ja selle aasta väljakutsetes meil on isegi pandud kirja, et mitu tükki neid olla võiks. Me oleme praegu võtnud väljapoolt, näiteks on see ühine vereinfosüsteem, mida me üldse ise ei arenda, välispartnerid arendavad, võtame enda juurde majutada, et võtta veel selliseid mudeleid rohkem juurde, et me ei suuda keskselt ise kõik asju valmis teha. Ja Tervise Arengu Instituudiga on ka üks projekt selline käimas, kus väline partner ja Tai siis arendavad ja meie siis oleme kõrval, et enda juurde majutusse võtta. Kas saalis on küsimusi Margusele? Kasutage võimalust. Mitu tükki neid sisulisi projekte teil on siis? Ja kus nende kõige lühem ja selgem nimekiri asub? Ma pean praegu vabandama, et meil praegu selle aasta tööplaani TEHIK-u kodulehel ei ole, aga meil leppisime kokku, et sinna tuleb. Et meil oli praegu selliselt suur koond nimekiri siia toodud 12-27, palju see number kokku tuli ja see ei ole veel kõik. Et me lubame, et paneme TEHIK-u kodulehekülje peatselt välja, see nimekirja. Ma arvan, et selle aasta tööplaan on mõistlik välja panna sellel aastal. Seal taga on ka veel üks küsimus. Tere, ma Markus Tamm Tandem Healthist, ettevõttest, mis siis teeb tehisaruga neid sissekande kokkuvõtteid. Et me hetkel töötame siis ka eraseks aktiivselt selle nimel, et täpselt neid eesmärke saavutada, et andmed oleks struktureeritud, tuleks kiiremini kokku ja nii edasi. Et mis ajaks TEHIK plaanib selle perearsti süsteemi ise valmis ehitada, ja kas siis on nagu oodatud ka erafirmad sinna liidestuma, et aidata teil seda probleemi lahendadest. Tehisaru arendamine on äärmiselt kallis, eks ju, nõuab äärmiselt palju aega ja siinkohal kindlasti, eks ju, saaks olla heaks partneriks. Kui me räägime siin uuest perearsti tarkvarast, siin ma ei tahaks vastata Tervisekassa eest. See on Tervisekassa veeto projekt ja nende inimestega. Aga ma arvan, et see ettepanek mõistlik on loomulikult koostööd teha, et hakata kõik ise nullist tegema, kui turul on valmis asjad, et ma ei tea, on öeldud, et maailmas on 30 aastat koodi kirjutatud, kõik kood peaks ükskord valmis olema, et mis me siin enam kirjutame, eks, et või nagu ITL-i president vist ütles eelmine nädal, et käsitöölist aega on möödas. Et nüüd käsitsi enam koodi kirjutada. Ma küsin korra vaatan veel saalis. Siiski, veel üks küsimus. Aitäh, Joel Starkov, Tartu Ülikooli kliinikum, Tartu Ülikool. Kuidas näete koostööd teadus- ja arendusasutustega, mis on kitsaskohad, mis on võimalused, kuidas tulevikus seda näete? Ma arvan, meil koostöö on ikkagi toiminud, et päris vist null pole olnud ja kitsaskoht on võib-olla tõesti ka jällegi see, et meie enda inimressurss, kuhu me suudame inimesi panna koostööprojektidesse. Et mis on prioriteedid, see sama pilt, mis ma näitasin, et kui ta on prioriteetide listis, siis me loomulikult teha saame ja TEHIK ei taha ise olla see, kes ütleb, et minu prioriteet on see, sest mulle meeldib see klient rohkem või teine, et meil on Sotsiaalministeeriumis ja oma haldusalas kokku lepitud, et kuidas tekivad TEHIK prioriteedid ja mis need on juhtimiskomisjon, vaadatakse üle, pannakse prioriteedid paika ja siis selle järgi me lähme, et seal saab alati tulla ja oma ettepanek välja käia. Hästi kiiresti küsin. Sa mainisid, et see, kui palju neid digilahendusi nagu päriselt kasutatakse. Kadi enne mainis, et ka keel on oluline, on ju, et oleks see keel, milles siis inimene saab selle süsteemiga suhelda. Ja sa mainisid, et teie ise seda, et kui palju kasutatakse analüüsi otseselt ei tee või te ei tee seda analüüsi, et kes ei kasuta ja mis põhjustel. Et kas ja kes peaks tegema sellist analüüsi? Ma arvan, et see, et kes näiteks, ma toon näite terviseportaali, et meie käes on andmed, aga see, mis statistikat sealt terviseportaali pealt tahetakse saada, peaks olema selle äriomaniku huvi. Ehk siis antud juhul Tervisekassa või kui on Terviseametil mingi teenus, et mis päringud, kui palju, mida küsitakse. Et selle ärilise probleemi, kasutatavuse probleem peaks tulema sealt poolt, me saame andmetega aidata. Tõmban joone alla. Suur tänu, aitäh kõigi nende põhjalike vastuste eest. Ja, aitäh.